Kui ma vaatan, mis toimub mujal maailmas, USAs, Lähis-Idas, Lõuna-Ameerikas, siis ma olen tänulik, et Eesti kodumaine uudistevoog on võrdlemisi maalähedane. Te ei näinud seda kaklust, mis seal äsja juhtus? Seal. Siin oli mingi kaklus, aga kurat oleks ise ka lööma läinud. Ma ei näe oma riiki näljutamas ja pommitamas lapsi, ainult toetamas seda, avades hiljuti Iisraeli saatkonna ja president tuli ka külla. Suur osa hukkunutest on tsiviilisikud. Ma ei näe salapolitseid arreteerimas tuhandeid immigrante, mitte et meil oleks tuhandeid, meil on 12. Ja ma ei näe ka Tallinnas rahvuskaarti ringi marssimas. Muidugi pole olukord ideaalne, kaugeltki sellest. Aga kui kauaks jätkub meil seda naudingut? Siin on tsükkel. Me kõik teame, et Eestisse jõuavad USA trendid teatud ajavahega. Olgu need mingid röögatud moelained, 16-eurosed kesised kokteilid. Rahapuudus on samuti üks peamisi alkoholismi põhjuseid ning liigne rahakogus oma pangaarvel tekitab kiusatuse see maha juua. Või siis koguni poliitmaastiku muudatused. Nüüd need ajavahed olid 20 aastat tagasi, 5-10 aasta pikkused, kuid nüüd sotsiaalmeedia plahvatusega. You like Burger King over McDonald's? That's your worst take, I think. Absolutely. That's a crazy take. Jäävad need vahed väiksemaks ja väiksemaks, kuniks uusin trend ei jõua enam kohale aastatega, vaid esimene Labubu jõudis su kohaliku haipist ukse taha juba suve alguses. Nüüd Labubud labubudeks, aga mind teeb just murelikuks, et ekriidid, kes ilma USA vabariiklaste õpikuta, ei oska muud teha kui üksteisele püksi kusta. Meid nõnda kuumaks kütab EKR, meid nõnda kuumaks kütab EKR. On hakanud usinalt roojama ka sotsiaalmeedias, võttes snitti Donaldi fašistlikult režiimilt. Ise veel uhked. Kas näeme nüüd järgmistel valimistel tänu sotsiaalmeedia kasvule juba koalitsiooni, mis meenutab mulle just seda administratsiooni, mis on olnud katalüsaatoriks kõikidele maailma negatiivsetele uudistele? Kui me vaatame veel väga vahetut ajalugu, siis aastal 2016 valiti USA presidendiks meie päästja, Lawrence Savior, järgnes 4 aastat ameeriklaste elukvaliteedi halvenemist, piinlikke kohtuasju ja valitsuse igapäevast naeruvääristamist. This is a tough hurricane, one of the wettest we've ever seen from the standpoint of water. Kuid üleüldiselt puudus Trumpil selline poliitiline kogemus ja mõju, mis oleks võimaldanud tal tegeleda päriselt mõjukate projektidega. Ehitasid paarsada kilti seina, et takistada lennukeid, sõid hobuse rohtu ja tegid Venemaaga sõprust. Sai nalja, aga Trumpi tagasi ei valitud ja saabus Bideni aegne unejutt. Nüüd, kui vaadata, mis toimus Eestis 2-aastase vahega, saab paralleele tõmmata kas või pime silmi ja ikka panna täppi. Valitsus, millel polnud ikkagi mingit päris võimu, arusaamu, kuidas see asi töötab, et midagi saavutada, check. Mingi halli ala susverdamine, check. Ja valitsus, mis toodis igapäevaseid meeme, check. Tee aborti, vaata pornograafiat, eks, nii palju kui tahad. Nii palju kui süda lustib, ütleme nii. Ja check. Tarmo, sul on võimalik küsimus küsida. Aga nüüd praegu elame post-Bideni aegses Eestis, mis sööb end vaikselt seest, kus partei esinaine nagu Biden tõmbas uttu, jättes peaministri posti iseloomutu poliitiku, kellel puudub platvorm või üldse mingi idee tuleviku osas. Kus me hoiame kõik nii, nagu praegu on, sest muidu saab keegi pahaseks ju. Ja kui keegi soovib midagi muuta, siis näita must. Ma ei teadnud, mida soovis Kamala Harris teha Ameerikaga paar nädalat enne valimiste lõppemist. Ja ma ei tea siiamaani, mida Michael teeb, tahaks teha või on teinud. Ja ma jälgin asja võrdlemisi tihedalt. You exist in the context. Üks asi, mida saab kindlusega öelda, on see, et Reformierakond on endale lõplikult vee peale tõmmanud koos Jürgen Ligiga. Thank you. Aga mida võime oodata järgmistelt valimistelt siis, kui mu kristallikuul on piisavalt hästi poleeritud? Me näeme tugevat parempoolset režiimi, EKREIKE teist osa, mis teeb hästi oma võimekust ja kasutab seda, et minna nende kallale, kellel on kõige vähem ressursse. Ma ei usu, et hakkame riigist välja saatma neid, kellel on varrast mingi koomiline pilt.
muidu ma oleks ammu läinud, kuid ma usun, et see Overtoni aken laieneb ning naaseme pre-2015 poliitikasse, kus helmed hakkavad rassipõhiseid loosungeid kasutama ja soovivad jälle valget riiki, kus haridus on kooskõlas piibli, mitte teadusega. Ka Isamaa julgeb siis rohkem liikuda paremale, sest vastupanu maandub ju EKRE õlule. Vahepealaks ma loodan, et teile meeldib mu vabariiklase cosplay või siis New York Liberal Creative Director cosplay. Seda muutust on juba näha sellest, et ainus euroopalik bastion, mida ma arvasin, et meie eestlased ei julgeks kunagi ohustada, on tule all. Muidugi selles tervisehoiuskandaalis on rohkem kui liivatera tõtt, aga et muuta tervishoid privaatseks, jätta meie eestlaste heaolu ettevõtete menetluse alla. Tänan ei, ma olen näinud, kuidas kapitalism töötab. Arvestades me oleme kõik piisvalt nalja saanud selle üle, kuidas 100 miljonit ameeriklast, 100 miljonit, 100x Eesti on võlgades tervisekulude tõttu. Ärge siis imestage, kui ühes õhtuses AK ülekandes on varsti ilus lokkidega poiss, kes lasi kindlustusärika maha. Ma arvan, et kuigi ülejäänud maailm hakkab vaikselt muutma kurssi, jääb Eesti ikka matkima USA välispoliitikat, sest kuigi Eesti parteid on õppinud, et pole tark kritiseerida Ukrainat, pole ma kordagi näinud kedagi tõstmas häält Iisraeli tallalakkumise vastu. Tsahkna on varsti nii sügaval Netanyahu perse, et ta tuleb varsti tal suust välja. Need poliitikud, kes toetavad sionistlikku režiimi, vastutavad näljaste palestiinlaste surmade eest. Äkki varsti teeme isegi mingi tiigrihüppe ning saadame Tel Avivi järgmise AI relva, sest kui me tegime Skype'i, siis me saame ükskõik millega hakkama. Äkki saadame Boltiga neile pommi koju. Ja viimaseks hakkame sõbraks mitte Euroopa liidritega, Saksamaa, Prantsusmaa, vaid Euroopa heidikutega. Orbanist saab tihe külaline ja Tallinna Pride paraad kujuneb oluliseks kraadiklaasiks meie sallivusele Eestis. Nüüd Isamaa sõnum võib olla tuunitud argiinimesele, kuid võitja on lõpuks ikkagi see, kes teenib kõige enim. Astmeline tulumaks on kommunism, armastus on ikkagi mees ja naine, teised rassid on teistsugused ja sellepärast ka halvad ja rohepoliitika võime ära unustada ja ütleme, et kõik on fucking hästi, kõik on sitaks hästi, kas ei saa aru, kõik on hästi? Hanah Lahe ja tema sõbrad ei peaks kogu aeg stressis olema, et maailm hukka saab. Reinsalu võib-olla ei topi endale magamütsi pähe, aga illiberaalsed mõtted jäävad kuklasse küll. Aga mida me teeme siis? Mis on lahendus? Mis point selle kõigil on? Arusaadavalt mõttetu võib tunda vastupanu, nagu ka üks musta auku lootes kuulda vastust. Ja kui tuleb midagi, siis on järjekordne koppeli tweet, mis on A, full rage bait või B, märk varasest Alzheimerist. Aga meil on oma hääl, mille väärtust ei saa alahinnata. Võib-olla see ei kostu eriti tugevalt sotsiaalmeedias, aga kui me kasutame seda päriselus, näost näkku, pretend it's 1999, we don't have wifi anymore, muudame me kurssi. Lõikame läbi USA-sfääri sotsiaalmeedias, ärme pane oma ID-kaarti Twitterisse, et Elon Musk vaata, mis porri sa sealt vaatad, ja toome poliitikat tänavatele ja ka oma kodudesse. Ma tean, kui lihtsasti tõmmatakse vanemad, vanavanemad, sõbrad ja muud sugulased parempoolsesse meediamulli, kus põgeneda on peavõimatu. Helle-Moonika 4 korda iga päevas postitada pluss Objektiiv pluss Delfi kommentaarium pluss Temu Eesti tellijad Facebooki grupp on jõhker kombo, millega meediavaeseid kurnata. Siis ongi kõige efektiivsem arutleda nendega, keda sa armastad. Küsida küsimusi, anda arukaid vastuseid. See pole alati lihtne, on vaja säilitada külma närvi. Kuid muuta tüki haaval kellegi maailmavaadet peakski olema konarlik teekond. Peaks olema konstruktiivne edasi-tagasi. Mul on hea meel, et mu Iisraeli teemalist videot nägi üle 150 inimese. Mitte sellepärast, et mul oleks nüüd klauti, vaid sellepärast, et ma andsin vaatajatele tööriistad teiste harimiseks, võimeneda ise sellesse konflikti ja mõelda oma seisukohale, nüüd kui nad näevad ka seda teist poolt, mida nad ei näe aktuaalsest kaamerast. Ütleme lahti USA-kesksest maailmavaatest, alustades meediaga, mida tarbima, ja lõpetades fašistliku riigijuhtimisega. Elagu Anas al-Sharif ja elagu uudised. See oli tsükkel.